Tere hommikust ja tere tulemast kaunil emadepäeval siia kirikusse jumalateenistusele. Täna on 14. lehekuu pühapäev ja tänase pühapäeva teemaks peale juba nimetatud emadepäeva on taevariigi kodanikuna maailmas. Ja täna on meil jumalateenistusel kaasa teenimas lapsed ja külalisena aitab jagada armulauda Lauri Lehtinen ja kaasa teenib abiõpetaja Tiina Ool, orelil organist Rita Naaber. Emadepäeva puhul alustab lauluga Luise Õmpu ja pärast kuuleme veel Loore ja Albert Birkenfeldi esitust ja klaveril saadab Merili Mikku. Alustamegi lauluga. Alustame lauluga 457. Oh, tulge teda kummardage, kes issand üle kõige ilmamaa.
sind tahan ma tänada, mu Jumal, ja sind ülistada. Ma hõiskan hommikul sinu heldusest ja südaööl ma tõusen üles sind tänama, sest sina oled mu Jumal. Sinu hea vaim juhatagu mind tasasele teele. Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imeasju. Issand annab teada oma õnnistust. Tema ilmutab oma õiguse paganate silme ees. Hõisake Jumalale kogu ilmamaa, tõstke hõisates häält ja laulge temale. Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule. Pihikõne aluseks on salmist 98, esimesed 9 salmi. Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid. Tema parem käsi ja tema püha käsivars on toonud temale võidu. Issand on andnud teada oma pääste. Tema on ilmutanud oma õigust paganate silme ees. Ta on tuletanud meelde oma heldust ja oma ustavust Iisraeli soo vastu. Kõik ilmamaa otsad on näinud meie Jumala päästet. Hõisake Issandale kogu ilmamaa, tõstke hõisates häält ja mängige temale. Mängige Issandale kandle ja laulude häälega, trompetite ja pasunate häälega hõisake kuningas Issanda ees. Kohisegu meri ja mis seda täidab, maailm ja kõik, kes seal elavad. Jõed plaksutagu käsi, mäed hõisaku üheskoos Issanda ees, sest ta tuleb mõistma kohut ilmamaale. Ta mõistab kohut maailmale õiguses ja rahvaile õigluses. Aamen. Saame istuda. Tänase pühapäeva teemaks või ka nimeks on kantaate ehk laulge. Ja ka nädala juhtsalmiks oli kuuldud salmi algussalm. Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid. Laulik kirjeldab värvikalt, kuidas me saame, võime ja peame Issandat kiitma, aga mitte ainult inimene, vaid kogu loodus. Ja looduse kiituslaulu Jumalale võime praegu kuulata iga päev. Sest tõesti on nüüd saabunud kevad ka pärast seda väga pikka talve ja kogu loodu hõiskab ja õitseb. Ja see on nii loomulik ja nii siiras. Ja seda looduse kiituslaulu võib ehk võrrelda lapse lauluga oma emale. Täna on emadepäev ja see ühendab kogu inimkonda. Nii nagu ka see, et me kõik oleme loodud Jumala näo järgi, oleme tema loodu, aga igal inimesel on olemas või on olnud ema, muidu ei oleks saanud ju siia ilma sündida. Esimese laulu kuuleb inimlaps oma emalt ja küllap tõesti on iga ema, kes on saanud oma last ise kasvatada, ka talle laulnud. Laulnud ka siis, kui see viisipidamine nii-öelda üldsuse mõiste järgi ei ole kõige parem ja muidu ehk häbenekski teiste ees laulda, aga oma lapsele võib ja saab ja peab laulma. Sest laps õpib ka laulma ema kaudu, õpib nii ka rääkima oma ema keelt. Viis aitab kinnistada sõnu. Oleme ju isegi kogenud, kuidas sõnad tulevad ise meelde, kui hakkame laulma mõnda laulu, mis võib olla juba täiesti ununenud. Kui palju on pähe õpitud luuletusi kooli ajal, aga palju neid meeles on. Nii on laul antud meile suhtlemiseks, aga mitte ainult omavahel, vaid ka Jumalaga.
Martin Luther on öelnud, et kõige võimsam palve on lauldud palve. See on midagi sellist, kuhu inimene paneb oma hinge. Ja kiituslaul Jumalale, see ongi üks õige ja ilus palve. Üks suur tänupalve kõige selle hea eest, mis meil ikka ja jälle osaks saab. Tänasel pühapäeval, emade päeval, saame tänada oma emasid. Ka siis, kui nad on juba siit maailmast ära kutsutud, saame tänada armastuse eest, mida nad meile on jaganud, sest armastus on tugevam kui surm. Saame tänada elu eest, mida me oleme tänu neile saanud. Aga tänasel kantaate pühapäeval tänagem ka Jumalat selle eest, et oleme tema loodu ja et Jeesuse Kristuse lunastuse läbi saame olla taevariigi pärijad. Olgem rõõmsad ja avagem südamed ja suud tänuks ja kiituseks. Avagem südamed rõõmule, mida üks õige kristlane, Jumala laps, saab tunda ju iga päev. Mitte ainult suurte kirikupühade ajal, mitte ainult pühapäeval, vaid ka argipäeval, ka raskustes, isegi kõrbe teekonnal käies. Sest me teame, et need koormad, mida me vahel peame kandma, saame maha panna Jeesuse risti alla. Tema ütleb, tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamist. Tõuseme ja palvetame. Kõige väeline Jumal, halastaja Isa, mina, vaene patune inimene, tunnistan sinule oma patud üles, mis mina mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nuhtluse ajalikult ja igavesti küll olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga kahju ja mina kahetsen neid südamest ja palun sind, sinu isaliku halastuse ja sinu armsa poja, Jeesuse Kristuse, meie õnnistegija, kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle, patusele inimesele armuline ja halasta mu peale. Anna mulle andeks kõik minu patud ja anna mulle armust püha vaimu väge, et ma oma elu saaksin parandada. Kui see on teie kõigi tõsine tunnistus ja palve, siis kostke jah. Selle teie tunnistuse ja palve peale kuulutan ma teile, kes te oma patu kahetsete ja usus me issanda Jeesuse Kristuse lunastust tööle oma lootuse panete. Oma patud tahate maha jätta ja Jumala püha tahtmist mööda elada. Teile kuulutan kui kutsutud ja seatud Jumala sõna sulane Jumala armu ja mõistan teid issanda Jeesuse Kristuse käsul kõigist teie pattudest lahti, Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Olgu Jumalale kõrges. Issand olgu teiega. Palugem. Jumal, vormi üheks sinustava rahva meeled ja südamed,
loo meis armastus sinu sõna vastu ja soov hoida sinu tõotuste poole, et me hoolimata muutuvast maailmast võiksime leida tõelise ja püsiva rõõmu. Seda palume Kristuse sinu poja, meie Issanda läbi. Saame istuda pühakirja esimese lugemise ajal. Lugemine kirjast roomlastele 8. peatükist 9. salmist edasi. Aga teie ei ole lihameeles, vaid vaimus, kui Jumala vaim tõepoolest asub teie sees. Aga kellel ei ole Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Kui aga Kristus on teie sees, siis on küll ihu surnud patu pärast, aga vaim on eluõiguse pärast. Aga kui selle vaim, kes Jeesuse on surnuist üles äratanud, teis elab, siis tema, kes Kristuse Jeesuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. See on Jumala sõna. Tõuseme kuulamaks tänase pühapäeva evangeeliumit. Kuuleme Jeesuse sõnu Johannese järgi Jeesuse ülempreesterlikust palvest 17. peatükist. Jeesus ütleb: ma olen teatavaks teinud sinu nime inimestele, keda sina mulle oled andnud maailmast. Nad olid sinu omad ja sina oled andnud nad mulle ning nad on pidanud sinu sõna. Nüüd on nad ära tundnud, et kõik, mis sina oled andnud mulle, on sinu juurest. Sest need sõnad, mis sa oled andnud mulle, olen mina andnud neile ja nemad on need vastu võtnud ja tõesti ära tundnud, et ma olen pärit sinu juurest ning uskunud, et sina oled minu läkitanud. Ma palun nende eest, maailma eest ma ei palu, vaid nende eest, keda sina oled mulle andnud, sest nad on sinu omad. Ja kõik minu oma on sinu oma ja sinu oma on minu oma ning mina olen kirgastatud nendes. See on püha evangeelium. Saame istuda, kuuleme järgnevalt laste laulu. Meile laulavad Loore ja Albert.
lastele on ema kõige olulisem inimene maailmas. Aitäh, lapsed, kauni laulu eest, aitäh ka Meerilile saate eest ja vanematele toredate laste kasvatamise eest. Meie aga laulame nüüd laulu 309, 3 esimest salmi. Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt, Jeesuselt Kristuselt. Palun istuge. Täna hommikul on kindlasti olnud paljudes peredes rõõmsat ärevust ja võib-olla ka ühist tegutsemist. Võib-olla on mõnel pool emad teeselnud veidi kauem magamist ja isad köögis askeldanud selle asemel, et ise magada ja lasta emadel näiteks pannkooke valmistada. Igas peres on veidi erinevad tavad, kuid ühine on see, et ollakse koos ühise perega. Ja mis on siis suurimaks palveks vanemate ja eriti emade puhul on ikka see, et pere võiks olla ühe laua taga. Ja kui aja või olude tõttu see ei ole hetkel võimalik, kui lapsed on kaugel, ehk on nad juba kodust välja läinud, siis ema ikka paneb käed palveks kokku ja saadab taevaseid ingleid oma lapsi hoidma. Emad alati ei näe, nagu ka isad, seda, mida nad paluvad, mida nad soovivad, aga see ei tähenda seda, et me ei võiks paluda, et me ei võiks oma soove Jumala ette tuua. Jumal kuuleb neid, vaatab nende peale ja tema jaoks on nad kõik sama kallihinnalised nagu iga lapse või laste kasvatamiseks antud päevad.
Ka kirikuõpetaja tütrena kasvatusteadlane Tiiu Kuurme on öelnud ilusti viimati emaduse kohta tema poolt kirjutatud essees nõnda. Ema pole vaid see igaühe ainuline inimene, ta on kultuuriline narratiiv, kellele kuulub salapärane vägi, sest elu edasikandumise saladus loob tema ümber aupaiste. Emaks saamine on tulek pühitsetute sekka. Ema ümber on kultuur põimunud väärtustest ja tähendustest laetud kihistused ehk mütoloogia, mille najal on ühiskond säilitanud oma keskmise enesekindluse. Ja ta jätkab öeldes, et emalugude sisuks on enam-vähem kõik see, mis on õilis, mida inimesed enese kohta on soovinud arvata. See on kirglik, isetu armastus, meelekindlus, hellus, headus, eneseohverdus, halastus, tugevus, piirideta andestus. Ema avab oma ukse mis tahes kellaajal ja annab ära viimase. Tänu emadele, tänu naiste jõule või väele taastusid meheliku võimukire tapatalgutes hävitatud ühiskonnad läbi ajaloo, mis olekski loomulikum kui see, et see roll eeldab palju ja kohustab paljuks. Tänase pühapäeva teemaks, nagu öeldud, on ka taevariigi kodanikuna maailmas ja meile antud pühakirja salmid pärinevad Jeesuse ülempreesterlikust palvest, kus ta ütleb alguses nõnda. Ma olen teatavaks teinud sinu nime inimestele, keda sina mulle oled andnud maailmast. Nad olid sinu omad ja sina oled andnud nad mulle ning nad on pidanud sinu sõna. Nüüd on nad ära tundnud, et kõik, mis sina oled andnud mulle, on sinu juurest, sest need sõnad, mis sa oled andnud mulle, olen mina andnud neile ja nemad on need vastu võtnud ja tõesti ära tundnud, et ma olen pärit sinu juurest ning uskunud, et sina oled minu läkitanud. Tänase päeva valguses me püüamegi lühidalt mõelda sellele seosele, mis seisab omakasupüüdmatu ema armastuse ja Jumala armastuse vahel Kristuses Jeesuses. Millest me siis tunneme ära või kellest selle omakasupüüdmatu armastuse? Me teame, meile küll meeldiks arvata, et me oleme oma loomult ikkagi head ja omakasupüüdmatud inimesed ka vanematena. Tõsi on see, et seni kuni me isiklikult ei ole kogenud eluraskusi, tagasilööke, katsumusi või see loomulik protsess, kui üks inimene saab emaks või isaks, siis on väga raske inimesel vaadata üle enda isiksuse, oma vajaduste ja arvestada teistega. Aga miski on meile looja poolt kingitud, võib-olla mitte olles ülekohtune meeste vastu, kuid naistele esmalt ja siis ka meestele, et nad on oma olemuselt ka valmis või ettevalmistatud vanemaks saamiseks. Mitte küll kõigile ei anta seda osaks, igalühel on selles elus omad ülesanded, aga see on üks inimeseks olemise suuri ande.
enne Jeesuse maailma ilmumist ei olnud tegelikkuses võimalik ju kellelgi näha ega kogeda Jumala olemust sellisena, nagu me teda täna võime tunda ja tunnistada. Jumal, kes on täis armu ja tõde. Jeesuse kaudu saab see meile avalikuks tema olemuses ja tema tegudes. Tema on täis armu ja tõde. Ta on muidugi palju enam. Ta on ju Jumala olemus, tema olemuse kirkus ja kuju. Ja ainsat tõelist Jumalat saab tunda üksnes tema sõnade ja tegude kaudu. Etteruttavalt tuleb öelda, et ühe uskliku vanema, ema südames on peamiselt see palve, et laps ja lapsed võiksid tunda seda Jumalat, kes talle ka ennast on ilmutanud. Sest kuigi me võime kaasa aidata laste siia maailma sündimisele ja ei ole inimest, kellel ei oleks olnud ema, on siiski inimesel vaja uuesti sündida Jumalast. Emad, isad saavad siin kaasa aidata, aga nad ei saa laste eest seda otsustada. Ja kas see viimselt on siis ka meie otsustada? Meie, kes me ütleme, et me ju tunneme Jumalat. Küllap tagasi mõeldes on see ikkagi Jumala enda töö meie juures ja me võime öelda, see on üksnes Jumala arm, et me seda tunneme ja tunnistame, et meie vaim koos Jumala vaimuga tunnistab, et me oleme Jumala lapsed. Olla oma vanemate, oma ema laps on üks inimese põhivajadusi. Kui lapsel ei ole ema või isa, on tal midagi väga palju elus puudu. Tegelikult läbi elu ta igatseb oma vanemate järgi. Olgu vanematel öeldud, et seda ka siis, kui laps eitab kuuluvust oma koduga või eitab oma vanemaid, mingil eluperioodil inimese olemus ja aastad on muutuvad. See võib üksnes peegeldada tema sügavamat igatsust, tema rahutust, tema võitlusi. Ja vanemate ülesandeks on olla lihtsalt oma lapse jaoks olemas. Samas me ei saa last kodu külge kinni siduda. Tal tuleb käia oma teed, võtta oma vastutust, kogeda oma katsumusi, probleeme ja raskusi. On selge see, et kui lastel läheb hästi ja tunneme rõõmu, kui neil ei lähe nii hästi, oleme meie kurvad, aga nad on ikkagi meie lapsed. Ja lastel ei ole viimselt ehk kuhugi mujale minna kui tagasi koju ja sellepärast ei saa me kunagi uksi sulgeda. See ei tähenda seda, et me peaksime kõigega nõustuma, mida lapsed on teinud, aga me võime anda andeks, võime neid vastu võtta. Võime anda neile uuesti alustamise võimaluse. See on ka tavaliselt ema loomuses. Mis võib olla lapsele kõige valusam, on see, kui ema teda vastu ei võta, kui ema teda ei mõista. Paljuski kujunevad laste arusaamad maailmast ja elust, kodust ja vanemate kõrval. Nii on ka lastel, kellel ei ole olnud loomulikku head suhet oma vanematega, raske mõista Jumalat. Jeesuse enda
jüngrite, võiks öelda tema vaimsete pereliikmete usk ja valmisolek selleks, milleks neid kutsuti, oli päris algeline. See oli küllaltki nõrk ja täis kahtlustest. Ja eriti raske on nendel siis, kui nad peavad olema tunnistajateks Jeesuse kannatusele ja suure reede sündmustele, kus kõik nende poolt mõeldu ja kavandatu otse kui põrmuks muutub. Selles olukorras on aga kinnitav teada, et ka Kristuse inimlikult nõrgad järgijad on ometi talle Isa poolt antud ja kuuluvad temaga kokku. Side laste ja vanemate vahel on side siiski ka siis, kui me seda nagu ei näe tegudes. Jeesus ise palvetab ka nende jüngrite eest, kes hakkavad veel ka tulevikus temasse uskuma. Paljud emad on tunnistanud, et nad on oma lapsed andnud Jumala kätte juba siis, kui nad veel ei olnud sündinud. See on ka loomulik, aga lapsena on seda hea teada, et keegi on sinu teekonna palunud Jumala kätte. See puudutab meid, kõnetab meid, muudab meie südant. Jeesus on meile ka Isa Jumala nime ilmutaja. Tema on see Jumala sõna, kes oli alguses. Temas on meile antud kogu Jumala sõna ja selle olulisem sisu või õpetus. Ja seda õpetust antakse edasi rääkimise, kõnelemise ja õpetamise kaudu. Siit mõeldes perekonnale, emadusele, on tihti ema see, kes oma lapsi õpetab nii tegude kui eeskujuga. Jeesuse enda ema Maarja oli see, kes talle esmalt õpetas pühakirja. Siin linnas sündinud ja kasvanud kunagine kirikuõpetaja Harri Haamer on tunnistanud, et tema voodihaige vanaema oli see, kes temale õpetas piiblilugu ja tänu millele sai ta hiljem sisse ka Tartu Ülikooli, sest sedavõrd sügava jälje oli need õpetused jätnud tema südamesse. Siinkohal osundan taas kasvatusteadlase Tiiu Kuurme kirjutatu kokkuvõttele, kui ta ütleb: vahest siiski võib loota, et emaduse saladus oma erakordsusega võib üles kaaluda näiteks Austraalia ja Brüsseli reisid, vastuvõtud ja seltskonnad. Rahvastiku muredes Eestis oleks ammu aeg tõsiseks teaduslikuks emaks olemise ja seda saatva mentaalse poole uuringuteks, ka ühiskondlik-kultuurilise tähendusvälja mõjutamiseks, sest on juba rahvuslikult häbenemisväärne, kui aasta ema nominatsiooni ümber vallandub kära sedavõrd algelistel põhjustel, nagu see äsja oli. Ühiskonnas, kus pürgitakse suuremale võrdsusele ka meeste ja naiste vahel, tuleb tunnistada, et siiski mehed ja naised ei saa olla kõiges võrdsed. Mehed ei saa lapsi ilmale tuua. Neil võivad olla küll vaimsed lapsed, aga see on ennekõike naiste eesõigus ja emade ülesanne. Ja just nimelt emaks olemise tähendus
selle väärtustamine on ka kogu ühiskonna püsimise ja mõtestamise aluseks. Loomulikult on siin seosed perekonnas ka sellega, et keegi ei tahaks nii väga olla ema, kui tal ei ole armastavat abikaasat. See on ka meeste küsimus, aga mitte nii, et me oleme need, mida me oleme oma töö või hariduse või eriala poolest, vaid mida me oleme tegelikult inimestena, mida me tähendame oma lastele emade või isadena. Harvem tunnevad lapsed uhkust või rõõmu sellest, mida nende vanemad on elus saavutanud, küll aga alati sellest, et vanemad on olnud head emad ja isad. Ja see, kui keegi emadest otsustab oma lastele pühenduda, on suurim või parim, mida lapsed võivad vastu võtta või kogeda. Tõsi, elus tuleb ka makse maksta ja leiba teenida ja siin tihti emad täidavad mitme inimese rolli nii ühiskonnas kui perekonnas. Ja mõtlen paljudele nendele emadele, kes on pidanud oma lapsi üksinda üles kasvatama. Kunagi sai ka ju isadepäev alguse sellest, et lapsed, kelle ema oli vara lahkunud ajast igavikku, kelle isa kasvatas 5 last üksinda üles. Loomulikult on kõik need emad, kes nõnda on pühendunud nagu mitme inimese eest, seda tähelepanu ja lugupidamist väärt. Aga iga ema on oma lapsele alati kõige parem ema. Loomulikult mitte ainult 1 aasta, vaid kõigi aastate ema. Jeesus palub nende eest, maailma eest, ta ütleb, ta ei palu, vaid nende eest, keda sina oled mulle andnud, sest nad on sinu omad ja kõik minu oma on sinu oma ja sinu oma on minu oma ning mina olen kirgastatud nendes. Nendest salmidest algab Jeesuse palve oma jüngrite eest. Ta on ju küll terve maailma päästja, aga sellel hetkel palub ta nende eest, kelle tunnistuse kaudu viiakse evangeelium kogu maailma. Maailm ise on kurja meelevallas ja on seeläbi Jumalale vastupanija. Samas on see maailm tema armastuse sihiks või eesmärgiks, mille päästmise pärast andis oma ainusündinud poja, et meil tema läbi võiks olla elu. Ilma selle mõistmiseta jääb meile arusaamatuks ka kogu evangeeliumi olemus, mis on ju tegelikult selles, et keegi on meid enne armastanud. Jeesus vaatab oma jüngrite peale otse kui nägemata nende mõistmatust, hilisemaid salgamisi, usu, lootuse ja armastuse silmadega vaatab ta nende peale. Ta loomulikult tunneb nende nõrkusi ja nende vigu, aga ta teab ka seda, et Jumala püha vaimu poolt vallatuna ja juhituna täidavad nad kord selle ülesande, mille ta neile annab 4 püha päeval. Sellepärast ütleb ta oma palvesõnu, nagu need oleksid juba täitunud. Mina olen kirgastatud nendes. Armsad Jumala tõotused on sedavõrd kindlad, nagu need oleksid tõesti juba täitunud. Kadunud poja loos selgitas isa noorema venna käitumisest ja isa heatahtlikkusest solvunud vanemale vennale armastuse olemust. Kõik, mis on olnud minu, on olnud ka sinu oma. Samas seoses toob Jeesus esile ka oma palves, kõik minu oma on sinu oma ja sinu oma on minu oma.
olgu siis veel meelde tuletatud, et seda mõlemapoolset seost kujutab ka Paulus kirjas korintlastele, kui ta ütleb: nõnda ärgu siis ükski kiidelgu inimestest, sest teie päralt on kõik. Olgu Paulus, olgu Apollos, olgu Keefas, olgu maailm, olgu elu, olgu surm, olgu käesolev, olgu tulev, kõik on teie päralt. Teie olete aga Kristuse päralt ja Kristus on Jumala päralt. Jumala sõnul seletamatu arm kulgeb ülevalt alla. Ta on andnud inimesed oma pojale, kes lunastab neid patu meelevalla alt ja annab nad omakorda tagasi Isale. Kristus viib omad otse kui võidurongkäigus pärale taevasse ja sellel teel toovad nad kogu maailma ees esile tunnistuse Kristusest. Ema palub alati väsimatult oma laste eest. Ta ju teab nende nõrkusi, nende kahtlusi või nende eksimusi, aga ta usub ja loodab ka seda, et Jumalal on meelevald kord neid tagasi tuua sellele teele, mida ta korduvalt on nende ees juba läbi palvetanud, et ka tema lastele võiks osaks saada nelipüha arm. Ema, kes ise on kogenud Jumala õnnistust ja seda armu uuendavat väge, usaldab oma lapsed, kes on kodust kaugele läinud, selles kindlas teadmises Jumala hoolde, et nad kuuluvad temale, et kuri ei saa viimselt nende juures meelevalda, sest arm on suurem kui hirm. Mis võiks olla ühele vanemale ilusamaks kingituseks kui see, et kui ka vanades kirikutes, nii nagu lapsi vanemate ja ristivanemate poolt tuuakse ristimises Jumala kätte, kui vanemad koos ristivanematega võivad olla lapsele tee juhtideks ja juhatajateks ja õpetajateks, mis küll kaugeltki enam tavapärane ei ole meie ühiskonnas, aga see, kui siis lapsed kord ise tulevad ja soovivad anda tunnistust sellest usust, mida vanemad kord tema ristimisel Jumala kätte usaldamisel tunnistasid, et Jumal on ka minu issand, Jeesus on minu Jumal. Kui nad tulevad leeri rongkäigus pidulikult Jumala altari ette, see on ka ju otse kui kaunis võrdpilt või eelaimdus sellest pidulikust rongkäigust, kui Kristus viib meid kord siit maailmast taevasse. Vanemad ei kasvata lapsi mitte ainult sellepärast, et nad saaksid elus iseseisvalt hakkama, saaksid hea hariduse, vaid ennekõike sellepärast, et nad annaksid selles maailmas oma sõnade ja tegudega head tunnistust Kristusest. Viimselt vanemate ja laste sooviks on olla armastusega ühendatud koos nendega, kellest sa hoolid, mitte ainult ajas, vaid ka üle aja. Kuigi meid lahutatakse ajaliku surma läbi, saame Kristusega koos elada igavesti, üksnes läbi tema. Kui me juba siin tunnistame, et miski ei saa meid lahutada Kristuse armastusest, siis selle kaudu saame me tema ees olla koos igavesti, et me tunneme ja tunnistame teda. Me tõuseme nüüd ja anname koos tunnistust oma usust apostliku usutunnistuse sõnadega. Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse,
kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, 3. päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväelise Isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Aamen. Laulame 309. laulust 4. salmi. Tõuseme, et mälestada lahkunuid, mõtleme täna eriliselt oma ajast igavikku kutsutud emadele, vanaemadele, ristiemadele. Aga me mälestame ka eelmisel nädalal ajast igavikku lahkunuid, kes on viimsele teele saadetud. Luule Viljastet, kes on surnud 82 aasta vanuselt. Ta on sängitatud Mustjala kalmistule oma õe, varem lahkunud õe kõrvale. Teda leinavad tütar, pojad, lapselapsed ja lapselapselapsed. Mälestame Jüri Siilakut, kes on kutsutud ära ootamatult 62. eluaastal ja on sängitatud Kudjapää kalmistule. Teda leinavad tütar ja pojad peredega, lapselapsed, õde ja vend peredega. Ja me mälestame täna ka Rein Jõgi, kellele antud eluaastate arv oli 75. Ta on maetud ka siia linna kalmistule ja teda mälestavad abikaasa lastega ja õde pojaga. Me kummardume palveks. Püha Jumal ja Isa, sina tunned meie leina ja kaotuse valu, kui me mõtleme oma kallitele, keda oled sina lubanud ajast igavikku astuda. Mõtleme oma emadele, vanaemadele, kes on meid kasvatanud ja siia ilma juhatanud ja saatnud. Kelle lapsed me oleme, tule ja lohuta meie südameid ning ole valguseks ja rahuks neile, kui me oleme neid siit saatnud igaviku teele. Kui me oleme neid sängitanud õnnistuses, lootuses ülestõusmise rõõmule, puhkama nende rahupaika. Me palume, et sa annaksid neile, aga ka meile kogeda ülestõusmise rõõmu ja rahu siin, kui me oma eluteed jätkame. Jumala lastena Jeesuse meie Issanda läbi. Aamen. Me laulame mälestuslaulu, laul 261, 3 salmi. Tähtede taga kord koidab sul taevas, ootus ja lootus seal täide sul läheb.
laulik ütleb, ometi jään ma ikka sinu juurde. Sa oled haaranud kinni mu paremast käest. Kuigi mu liha lõpeb ja mu süda ka, siiski oled sina, Jumal, mu südame kalju ja mu osa igavesti. Istuge palun. Jätkame palvelauluga 115 ja võtame järgnevalt eespalvesse tütre, kelle eest palub tema ema. Tütar on minemas peatselt sünnitama oma teist last. Me palume, et Jumal hoiaks ja kaitseks ja varjaks lapse ilmale toomist ja peret, et Jumal annaks jõudu ka vanematele. Ja täname Jumalat koos kogudusõega, kes eile rattaga sõites ootamatult vajutas esimest pidurit. Ja eks füüsika teeb oma töö ja asfaldil ei ole just väga lihtne kukkuda. Võis karta hullemat, aga inimene on ikkagi niimoodi, et käib ja räägib, kuigi hingata on raske. Aga täname, et kõige hullema eest on hoitud ja palume, et kui sinised kohad ära paranevad, et midagi tõsisemat ei oleks peale seda jäämas tervise poolest segama. Aga selline õnnelik õnnetus ja ta toob südamest tänu koguduse keskel. Ja jätkame nüüd lauluga 115. tänuks ja palveks. Kõige väeline Jumal, sinult tulevad kõik head annid. Juhi meid oma püha vaimuga mõtlema asjadele, mis on õiged ja olulised, ning aita teha sinu tahet.
seda me palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi ja kiidame sind. Sa ilmutasid Issand end pärast ülestõusmist omadele ja täitsid nende südamed lohutuse ja rõõmuga. Saada ka meid meie eluteel, et meie süda võiks süttida, kui sina meid kõnetad ja meile sõna jagad. Tule meie kodudesse, eriliselt tänasel emadepäeval. Me näeme paljudes kodudes rõõmu ja laste ootusi, vanemate õnne, aga näeme ka kodusid, kus on kurbust, kus on üksindust, kus on pisaraid. Luba, et me võiksime kahetseda seda, mida oleme teinud valesti ja püüda parandada seal, kus võimalik, anda andeks, kui me tunneme, et see on oluline ja sellepärast palume, et sina muudaksid inimeste südameid ja viiksid kokku lapsed ja vanemad ja annaksid neile sellise taevaliku armastuse väe, mis kõik vana muudab uueks ja toob esile selle, mis on sulle meelepärane, mida meie süda tegelikult igatseb ja ootab ja mida tihti ei julge tunnistada. Aga luba meil tunnistada ka sind oma tegudega ja luba meid sind ära tunda ka pühal armulaual, kui me täna selleks koguneme altari ümber. Kinnita meie usku, nagu sa julgustasid kord jüngreid, kui nad olid kartlikud ja ennast varjasid. Issand, kuule meid. Me kanname palves sinu ette noore ema, kes on oma teist last minemas ilmale tooma. Me palume, et see sünnitus oleks hoitud ja et ka pere võiks olla üks tervik, nii nagu see on loomulik, ja et sa annaksid nii kannatlikkust kui armastust vanematele ja eriti toetaksid noort ema selles päevas, mil see kätte jõuab, kui sünnib uus elu, et sa kuuleksid ka vanavanemate palveid oma lastelaste pärast. Täname koos koguduse õega ootamatu õnnetuse eest, millest ta on pääsenud küll paljude muhkude ja ehmatusega ja võib-olla kõik ei ole päris nii nagu enne, aga sinu arm on suur tema üle ja see on pannud ka kõrvalt tunnistajaid mõtlema, et miski siin, mida me võime omaks pidada, ei ole nii iseenesestmõistetav, sest ootamatus võib tulla kas teiste või ka meie enda kaudu. Luba meil olla valmis kõigeks igas päevas, kuid kanna ja saada meid ja hoia õnnetuste eest. Issand, aita meid. Issand Jeesus, kinnita siis meid viimselt igavese elu lootuses ja aita julgelt toetuda sellele, et sinu ülestõusmisest alates paistab sinu valgus meie ellu ja meie ka hauahämarusse. Ole kiidetud, et me sinu läbi sellest valgusest tohime osa saada ja selles lootuses ka usaldada oma kallid lahkunud sinu kätte igavesti. Aamen. Jätkame lauluga 301, saame istuda ja selle laulu ajal paneme kokku ka orjanduse, mida Jumal ise rikkalikult õnnistagu.
olgu teiega. Tõstke südamed Jumala poole. Tänagem Issandat, oma Jumalat. Tõesti, see on õige ja kohus ja hea, et meie sind, Issand, püha kõige vääline Isa, igavene Jumal, igal ajal ja kõigis paigus täname Jeesuse Kristuse oma Issanda läbi, kelle pärast sina meie peale armu heidad, meie patud meile andeks annad ja igavest õndsust õhutad. Sellepärast laulame kõikide inglite ja taevaväe hulkadega sinu au nimele kiituse laulu. Tõesti oled sina püha, Issand, kogu loodu ülistab sind, eluandjat. Sina kogud kokku oma rahva ja sinu ülistus kõlab lakkamata. Anna meile oma püha vaimu ja pühitse need annid, leib ja vein, et need saavad meile Kristuse ihuks ja vereks. Me Issand Jeesus Kristus sel ööl, mil tema ära anti, ta võttis leiva, tänas, murdis ja andis üngritele öeldes: võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis tema ka karika pärast õhtusöömaaega, tänas, andis selle neile ja ütles: võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Püha Isa, me meenutame selle söömaajaga sinu poja kannatust ja surma, ülestõusmist ja taeva minemist ning ootame tema tagasitulekut kirkuses. Ühenda meid armastuses üheks ihuks Kristuses, et võiksime tema läbi sind teenida. Kristuse läbi, Kristusega ja Kristuses olgu sulle, Jumal, kõige vääline Isa, püha vaimu ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti. Me palume Jeesuse õpetatud sõnadega. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issanda rahu olgu teiega
soovigem teineteisele Jumala rahu ja head läbisaamist. Vaatasin Jumalat all, kes maailma patud ära kannab. Issand, ma ei ole seda väärt, et sa tuled mu juurde. Ütle vaid üksainus sõna, siis saab minu hing terveks. Issand ütleb, tulge, sest kõik on valmis. Me Issanda Jeesuse Kristuse ihu ja veri, kantud ja valatud meie pattude andeks saamiseks. Hoidku need meid õiges usus õndsaks ja igaveseks eluks. Aamen. Tänagem Issandat, sest tema on hea. Halleluuja. Armuline Jumal, sellel armulaual oleme osa saanud sinu tõest ja elust. Luba meil alati käia sinu teel, seda palume Kristuse meie Issanda läbi. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma palgel paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Laulame koos lõpulaulu 463.
jumalateenuse lõpus mõned teated ja alustame vast õnnesoovidega sünnipäevalastele ja noorematest on 45. sünnipäev täitanud Lembo Piibul. Õnnitleme ja saadame tervitusi Muhu saarele. Aivar Järv on eile saanud 50-aastaseks Ellamaa külakeskuses, seda sünnipäeva peeti ja selle pere lapsed tuuakse ristimisele juuni alguses. 86. eluaasta on täitunud Bernhard Kuusel ja koguni 94. Heljo Roomanil. Palju tervist ja Jumala õnnistust. Eeloleval neljapäeval 18. mail olete oodatud nädala sees siis kella 6 koguduse majja piiblitundi ja pühapäeval, järgmisel pühapäeval on 21. mai kell 11 on meil jumalateenistus armulauaga ja siis on meil mõned külalised ka Soomemaalt. Kevad on saabunud ja külalised hakkavad käima ja mitmed nendest on ka varasemast ajast tuttavad. Alates 6. juunist avame külastajatele tegelikult juba päris juuni alguses, kui see jääb ka nädala sisse, 1. juunist, suve algusest, kiriku külastajatele, ehk siis teisipäevast laupäevani kella 10 kella 5. Ja aastaid on see nii toiminud, et kes soovib olla mõne tunni vabatahtlikult siin kirikus ja ta ukse hoida või valves, olete teretulnud suve jooksul 3 kuu vältel, aga palume ennast kirja panna alates tänasest taga seal, kus on meil laud, kuhu saab märkida ka oma armulaual käimised. Kui pole sedagi märkinud, siis võib oma nime kirja panna, et me teaksime, kes on siis armulaual osalenud, aga seal on ka siis vihik, kus me avame päevade järgi inimeste nimed, kes siis valvesse tulevad ja palume siis alates tänasest seda teha, et saab oma aja valida, millal sulle sobib, juunist augusti lõpuni võib ka mitu korda käia. Nii et on tore suvisel ajal oma kodukirikus olla. Ning seal taga laua peal, mitte laua all, vaid laua peal, torni all on mõned noorte ajakirjad, mis on äsja kogudusse saabunud, kellel on kogus mõni noor inimene, siis ajakiri Pluss viimane number. Noored inimesed on ilusad ja ainult ilusatest inimestest on seal juttu, aga väga palju ka muud põnevat. Ma vaatasin, et üks ajakiri on eelmisest säilinud, kus on piiskop Joeli sõnum, et võib ka võtta sealt mitu tükki neid kaasa. Eelmisel laupäeval oli meil siin talgupäev. Tegime ära esimest korda kirikus ka nii kirikus kui koguduse majas ja sellise talgupäevaga, mis on üleriigiline, käib ka tunnustus ja mõned sellised tasuta võimalused kuhugi minna. Ja nimetan nimed ja palun valvel, kes on üks talgu perenaistest olnud meil siin koos kirikus, siis koos Monikaga ja kiriku perenaistega. Tegime ka koguduse majas tubli töö ära, keldrid puhtaks tolmust, aga kes on siin kirikus, palun tulla vastu võtta tunnistused, aga muidu nimetaksin siis nimed. See on talgu ma kohe ei tahakski öelda, talgu hundi pass on see, aga aitüma öeldakse osalemast. Anne Põder on siis esimene passi omanik. Toimetame loomulikult kätte kõigile tublidele 18 inimesele kiriku juures. Taima Murd, kus sa oled? Tuled sa alla, ma siis ütlen vahepeal järgmise nime. Aina Peet on natuke lähemal. Aina on kõigile eeskujuks. Nii, suur tänu. Aitäh. No nii, Marek Põri. No sa tulid juba orelrõdult alla. Vaadake, milline mehine samm. Tubli. Rein Orn peab klapid peast ära võtma. Miks sa imestad? Ma imestan muidugi. Pole ju tehtudki nagu midagi. See on alles algus. Nii, Taima, aitäh.
Aare Heiberg, Aare, kus sa peidad ennast? Ja siin on siis 2 inimest ühest perest, Maarja ja Maire Laid. Edvi Jürisson. Edvi. Täna oleks nagu leeripüha, jagame tunnistusi. Tiiu Roov. Järgmine tunnistus. Viive Poopuu. Loodetavasti keegi ei teinud endale tööga liiga, et peab pärast olema kodus. Luule Rei. Sa jõuad siia. Veidi veel kannatust, Aime Õisnurm. Tule aga sealt tagant ettepoole. Ja Maila Junts-Veldre, sa oled natuke lähemal. Aitäh. Aitäh. Ja kui midagi saada on, istuge kohe lähemale. Helgi Nurja. Sa oled küll seal kaugel, aga jaksad tulla. Silvi Vipre ka. Silvi, tulete mõlemalt poolt. Kes enne jõuab? Aitäh. Teile võib kirjutada selja peale alati kohal. Liane Trei oli meil siis üks talgujuhtidest ja Valve Heiberg ise ka. Aitäh! Teeme aplausi kõigile. Aga meil oli ka teine, nii-öelda 2 rühma oli Heidi Lonn. Edasi 1 peamisi algatajaid Monika, ära jää varju. Siis Aldur Kungla, Lukussepp. Nii, anname Aldurile. Aitäh. Aldur tegime garaaži uksed korda. Aitäh. Tiiu Kallas. Tiiu ja Elvi Sepp. Nii nagu heal kontserdil on vaheaplausid, et siis Ülle Jõudvald, Arvo Suurhans, meie laevakapten, Tiina Ool. Tiina ütleb, ta on supikeitja. Ja Liia Kalinina. Tule. Kokku oli meid siis 27 talgulist 2 kohas, kirikus ja koguduse majas. Ja nüüd võib teha veel ühe aplausi suurem. Ja kõigile talgupaikadele kinkis teeme ära meeskond siis 2-meetrised Eesti Vabariik 100 mastilipud. Ma ei tea, masti meil ei ole, see on võib-olla järgmiste talgute teema, aga lipu ma annan, meie pimpli õigemini annan ma teile kogudusele üle. Aitäh, meil on põhjus siis lipumasti koht leida järgmiseks aastaks. Suur tänu, Valve, aitäh teile, mingem rahuga, teinige missandat rõõmu.